Tere! Te vaatate edasi.org veebiajakirja jutusaadet Edasi koos sõpradega või siis kuulate seda podcasti vahendusel. Igal juhul tere tulemast kõikidele. Mina olen Janek Uibo ja Edasi asutaja. Selle veebisaate formaat on meil selline, kus on külas 2 inimest, kellega me räägime Eesti elu üle, teemadel, mille peale nad on mõelnud ja mille kohta neil on selged seisukohad. Meie saate eesmärk on olla innustav ja hariv, nagu Edasil üldse, olla meelelahutuslik ja pakkuda kaasamõtlemise ainet. Tahaks öelda kohe midagi ka skeptikutele, kes on väga kahtlevad igasuguste vestlusõhtute ja selliste jutusaadete osas. Ja ma vastaksin neile Jüri Luige sõnadega, kes kunagi peale üht Lennart Meri iga-aastast konverentsi vastas analoogsele küsimusele, et kas nendest konverentsidest ka mingisugust kasu on. Sõnadega, et tema küll arvab, et on. Et kui mõni inimene kuulajate hulgas nüüd kuulab seda juttu ja teeb selle info valguses, mida ta kuuleb, mõne teistsuguse otsuse, mida ta muidu oleks teinud, et siis see ongi see kasu. Selle saate sünnilugu on ka omamoodi selline õpetlik minu enda jaoks olnud. Kuidas ühest väikesest mõttest võib kasvada mingisugune suurem asi. Kui sa teed ühe sammu, see viib teise sammuni ja nii edasi. Meil tegelikult oli plaanis teha üks artikkel. Lõpuks kasvas see mõte nagu podcastini ja siis me mõtlesime, et nagu podcast, et mis see siis ära ei ole, paneme kaamerad ka üles ja teeme videosaate. Siis mõtlesime, no kui juba videosaate teeme, no siis teeme juba avaliku ürituse ka, et kutsumiskülalisi ka. Ja siin me nüüd siis oleme peale 2-3 kuust mõttepausi. Loodame, et sellest tekib mingi sari. Hetkel on igal juhul tegemist siis sarja esimese avasaatega ja selle saate esimese avasaate teema on siis maheriigi reform. Ja me püüame siis rääkida, mis asi see maheriik on, mis on see tõhus riik, kuidas need 2 ideed kokku sobivad ja kuidas seda ellu viia. Ning meil on siis 2 külalist, 2 ettevõtjat, kelle kohta tõesti võib öelda, et ettevõtja on nende tegevus ainult üks külg. Ning nende mõlema tegevust võiks öelda saadab selline huvi ja mure Eesti pärast. Nad võtavad sageli sõna ja püüavad näha siis mitte ainult ühe, aga ka siis 2 või 3 sammu kaugusele. Ning mõlemad on seda meelt, et Eestit võiks arendada viisil või suunas nagu maheriik. Et lisaks majanduslikule aspektile võiksime ka lihtsalt looduslikku ja keskkondlikku aspekti arvestada. Nii et tere tulemast saatesse Armin Kõomägi ja Indrek Kasela. Tere tulemast. Ja väga ametlik. Et esituseks ma tahaks kohe küsida, et kuivõrd meil on siin esimese saatega tegemist ja see on paras julgustükk tulla esimesse saatesse, et kas siin on ka midagi tegemist sellise ettevõtjaks olemisega, et minna selliste uute asjadega kohe kaasa? Jah, ei, kust mina tean. Me ju tunneme mõnda aega natukene ja kuna ma just eelmine aasta tuututasin rohkem nende teemade üle ja sa andsid võimaluse veel seda teha, siis ma loomulikult haarasin härjal sarvist. Jah, ega siis ei saa ju ainult kaitsva Facebooki nagu selja taha nagu jääda. Aga kuna vaadates nagu formaati, siis võib-olla oleks võib rohkem järele mõelda enne, kui oleks kohale tulnud. Nii et ma olen aru saanud, inimesed isegi raha maksnud sellest, nii et ootused on kõrged. Ja veel mõni sissejuhatav küsimus soojenduseks, et hästi põgusalt, et kuidas teist üldse ettevõtjad on saanud, et on see juhuslik olnud, on see teadlik valik olnud ja teistpidi siia juurde ka see, et kas on mingisugune selline moment teie elus, mis viis teid mõtlemaks, et okei, et vaataks oma ärist natuke kaugemale või laiemalt, et mitte ainult oma äri keskselt. Et kas see, et teil on selline ühiskondlik vaade asjadele hästi tugev, et kas see on mingi põhjus sellel? On see kuidagi kasvanud siin? Me mõlemad nagu vist esindame seda teatud põlvkonda, kus kõik oli teatud nagu hunt kriimsilmad, et ühel hetkel oli nagu mingi stardijoon ja siis sa pidid nagu siis tegema ja kuna äriprojektid vahetusid ööpäevadega, siis sellest ma arvan ka sisse jäänud
see, et kõik on võimalik. Et ma arvan, et ma isegi kui ma nüüd tagasi mõtlen, et ma olen kahjuks sellisest, sel ajal tulin sellist õnnetust või selles mõttes õnnetust poolest, et mul ei olnud millestki väga puudu, et ma ei pidanud tegema asju sellepärast, et midagi ei olnud. Aga ta kindlasti oli see unikaalne võimalus muutuda sellise inimeseks, kus kõik oli keegi sinu asi teha, et riiki ehitada, ennast harida, ettevõtlust teha. Et võib-olla oleks huvitav vaadata nii-öelda järgnevatest kümnendatest tulnud põlvkondi, et kuidas nende nägemus on, et ma olen kuulnud rohkem seda, et kõik tunnevad, et on kuidagi mingisse karpi kammitsetud. Et võib-olla me ei olegi head võib-olla me oleme liiga vanad juba, et rääkida, mis asi ettevõtja on. Ma ei arva, et me liiga vanad oleme, aga sa hästi määratlesid ära küll, et me tuleme ühest hetkest ja see oli suhteliselt selline ainukordne hetk, et mina ei ole kunagi unistanud ettevõtjaks saamisest, et see, kui ma Vene sõjaväkke läksin, siis oli sügav nõukaaeg, tulin tagasi, siis hakkas kõik see murduma. Ja ma läksin ühtede unistustega sõjaväkke, need olid väga lihtsalt nõukogude noore unistused ja tulin tagasi ja siis ma pidin need kuidagi revideerima, sest et inimesed minu kõrval unistasid juba teistest asjadest ja minu unistused enam ei sobinud kuidagi. Ja ettevõtjaks sain suhteliselt juhuslikult, et ma olin noor tudeng ja ma sattusin sellisele ristteele, kus ühest otsast peibutas Hansapank, et tule tööle, tehti konkreetne pakkumine. Ja teisest otsast üks aktsiaselts peibutas samamoodi, tule tööle. Ja ma pidin kuidagi selle otsuse tegema. Ma arvan, et see oli hästi põhimõtteline ristmik minu elus. Et Hansapangas seal kohe pakuti, ma arvan, et BMW-d lausa vist isegi. Ma olin siuke 23, see oli mul jube tähtis see BMW palk, et mingi 7. korrus vaade sinna. Ja teises kohas öeldi, et tee mis tahad, peaasi, et pappi tuleb. Ja ma ei tea, kuidas ma läksin sinna teise, et tundus siuke imelik otsus ja, aga . Kuidas sa üle said, et natuke ühiskondlik vaade hakkas huvitama, et võtad sel teemal ka sõna? On mingisugune murdepunkt? Ma arvan, et siis, kui minust ettevõtja sai, siis mind ühiskond tegelikult ei huvitanud. Peaaegu et üldse. Ja see ühiskonna vastu huvi on tekkinud siis, kui ettevõtlusest olin saavutanud mingi sellise vabaduse teatud mõttes, et ma sain üldse hakata elu ja maailma vastu huvi tundma, mitte ainult ühiskondlike asjade vastu. Õnneks see juhtus suhteliselt kiiresti. Nii et ütleme, alates selle sajandi algusest ma hakkasin vaatama, mis veel maailmas üldse toimub. Kuidas sinuga, Indrek? Mina tulen küll sellisest taustast, kus et isiklik heaolu väga suur komponent on ühiskondlik vastutus. Et ja selles mõttes on ikkagi, ma õppisin ka juurat, mis mõttes, et see on selge, et kui inimene läheb juurat õppima, siis ta tahab kindlasti igast asjast kaasa kaagutada. Ja ma ka juba nõukogude ajal andsin mingi seinalehte veel ja muid asju, et ma olin samal ajal kuidagi keskkooli oli üks viimased komsomole ja teist algupidi olin ERSP-s, et ma arvan, see selline skisofreeniline tegelemine mitme alaga on juba ammusest ajast, et see oli, ma ei ole seda kunagi näinud lahus, et kui sa ütled mingi ettevõtja, siis ma mõtleks need lööks sõnad lahti, et lihtsalt, et sa võtad lihtsalt mingeid asju ette, osad on seotud mingisuguse majanduse asjaga ja teised on seotud teise poolega, et ja see on alati öelnud, see suur põhjus, miks ma Eestis elan, on just see, et ma tunnen, et ma saan olla näpupidi juures kogu minu elu siis hõlmavatel protsessidel, et on see siis ja see on minu meelest selline, et tõesti et miks osad inimesed tahavad maal elada ja külas elada, et sa kuidagi tunned, et kõik on sinu, mitte selle kontroll, aga et sa oled osa kogu sellest asjast, et see ei ole niimoodi, et sa vaatad elu läbi televiisori. Et vaid see, mida sa teed, see ongi osa kogu siis riigi või siis kogukonna elust. Et ma ei näe, et see on olnud mingi hilise ärkamisega tulnud, vaid see on olnud kogu aeg seal ja nii on lihtsalt kasvatatud. Muuseas, kui ammu te üksteist tunnete? Meie saate nimi on Edasi koos sõpradega, homme on sõbrapäev. Kaua te üksteist tunnete, teate? Mäletate? Mida sina mäletad? Minul on väga halb mälu. Ma arvan, et see tutvus on 10-15 aastat vana äkki.
jah. ma arvan, et selle sajandi tutvus ikkagi. Jah, me tegelikult, me loomulikult me teadsin läbi majanduse, nagu Armin on palju kiiremale, kaugemale jõudnud on ju objektiivses võttes. Aga me tegelikult, ma arvan, et niimoodi suhtlema hakkasime isegi tegelikult läbi kunsti rohkem, et see oli ka siis väike selline ettevõtlus, et mis oli, ei olnud küll juhuslik valik, täiesti teadlik valik, et hakata seda galeriid nagu tegema, sest kasvas palju asju välja ja siis oma suureks üllatuseks ma avastasin, et ma olin heal arvamusele endast, et ma tean nagu kõike ja siis selgus, et mingid mehed on juba kunstiga tegelenud palju pikemalt kui mina, aga nad olid, et ja siis me vaegalt ikka põrkame nagu kokku, et ega me mingisugused südamesõbrad nüüd nagu ei ole, et ega me siit kaugel sellest. Käsi käes koju ei lähe siit, et aga me oleme suhteliselt hästi läbi saanud, meil mingid tülisi ka ei ole olnud. Õnneks nii palju ei suhtle teineteisega. Et ja nagu vist väga ei konkureeri teineteisega, mis on teinud. Jaa. Ja tunned sa, et pigem ma tunnen just, et nagu meil on ühiseid teemasid, mis meid huvitavad ja alati on huvitav sinuga rääkida. Aga lähmegi nende ühiste huvitatud teemade juurde, et umbes aasta tagasi märtsis kirjutasid sa, Armin, siis oma ühe artikli, millest me ka täna pikemalt räägime. Püüame seda lahti mõtestada, et 3 ideed narratiiviks Eestile. See saab tõesti nüüd aasta küsimus, miks sa selle kirjutasid, kus sa need ideed võtsid? No, kirjutasin ilmselt sellest, et kuidagi nüüd ise ka sellise poolkirjanikuna mulle tundub, et inimesed vajavad ikkagi lugusid ja ideid ja et pärast seda, kui me oleme saanud oma riigi, me oleme saanud NATO liikmeks, Euroopa Liidu liikmeks, meil on euro, siis vaieldamatult kuidagi on selline tunne, et me oleme kukkunud ideedelt nagu, ma ei tea, mitu korrust allapoole. Ja ma leidsin, et see on halb, et meil ikkagi võiks olla idee, me võiksime kas või pingutada selle nimel, et mitu aastat otsida seda ideed, ega see ei pea niimoodi kohe tulema. Idee, mille taha suur osa meist ikkagi tuleks või ideed ja et see oleks meie järgmise teejupi selline kutsesignaal, et sinna poole nagu liigume umbes. Aga kust see tõhus riik, maha Eesti ja jätkusuutlik mittekasv, mis olid need 3 juhtmõtted, kust need sinu lauale tekkisid? No ma ei tea, inimene ümbritseb ennast mingisuguste ideedega, eks ole, kust need mõjutused tulevad lähedastelt ja tuttavatelt ja siis loed ja kuuled ja kõik see, millega sa igapäevaselt tegeled. Ja ükski ei ole ju minu ideed, ma lihtsalt proovisin 3 ideed, mis mulle tundusid südamelähedased kuidagi kokku siduda ja mulle tundus, et nende 3 idee vahel on tugev sünergia, mis on ka hästi oluline. Et nad ei kisuks eri suundadesse neid ideed ja mulle tundub, et me et tõhusat riiki nendest 3 me vajame kõige rohkem, aga seda Mahe-Eesti, mina kirjeldan seda eelkõige kui sellist head turundusnipina. Et Eesti ei ole ju ainult põllumajandus ja metsandus, eks ole, et meil on väga palju erinevaid sektoreid. Et kui hakata siin mahedast nii kõvasti rääkima, siis tundub, et kas teised majandusarvud meid ei huvita, kaugel sellest. Aga lihtsalt nagu näide, et kui meie peaminister läheb kuskile USA-sse või Hiinasse või Euroopasse esinema, siis ta ei saa ju kiidelda sellega, et meil on äge, ma ei tea, tsellulosi tehas näiteks. Aga küll ta saaks kiidelda, et me oleme, ma ei tea, organic country number 1, eks ole. See jääb nagu meelde. Kui me seda saadet hakkasime ette valmistama, siis tegelikult süü selle saate sünnil on ju Indrek sinul. Et ma võtsin sinuga ühendust, ütlesin, et kas sa ei oleks nõus edasi ühte artiklit tegema. Ja sa pakkusid välja, et vabalt, et võib teha, aga et sa räägiksid Arminiga ja pakkusid teemaks maheriik ja riigireform. Kuidas sa selleni jõudsid kohe, et see tuli väga kiiresti sul? Tead, ma tahaks kõigepealt nagu selle paika panna, et minu ja Armini näol oli tegemist mingi eriliselt valgustatud inimestega. Et ma arvan, et see sama tegelikult päris suur kriitiline osa nagu jagab. Lihtsalt ma arvan, see erinevus, mitte erinevus on see, et Armini oskab lihtsalt ennast väga hästi väljendada ega väga selge diktsiooniga erinevalt minust. Aga sul on paremaks läinud?
Kõvasti. Ma olen 36 tundi järjest lennukis olnud, et ma lihtsalt olen natukene aeglasem, nagu usu, anna mulle pool tundi. Aga ühesõnaga see on selgelt, et sama, mis on see, nagu see jutu rääkimine, nagu see on tegelikult, et miks niisuguse inimeseks üldse olla, et kui me nüüd läheks väga nagu primaarsele tasandile, et siis see on suhteliselt nagu igav ja seda me täna vaja ei ole. Ja ma olen ka öeldud see tegelikult, et see valgus saab tulla kas kuskilt väljast, või siis meie nagu seest kuhu poole nagu minna. Ja mis oli 90-ndatel oli nagu väga lihtne tegelikult oli see, et väljast tulevat valgust oli väga palju ja isegi samamoodi ka need osad valikuid, mida me tegime, olid teadlikud, väga palju olid juhuslikke valikuid. Ja võib-olla see oli palju lihtsam nagu kuhugi suunas nagu liikuda. Nüüd täna selgelt oleme olukorras, kus maailm meie ümber tundub väga ebastabiilne, teatud mõttes ta nagu ongi. Ja nagu hiinlaste siis see, kui soovida kedagi halba on see, et su lapsed elaksid rahututel aegadel. Ja nüüd on küsimus see, et me oleme natuke selles mõttes ilma väejuhita nagu armee, kes on mingi valmis oli kuhugi midagi nagu tegema minna. Ja me kõik teame, et kui selline kooslus on koos, kas on siis riik või midagi taolist, et teda tegelikult suure eesmärgi poole ei juhita, et siis asi läheb väga kiiresti anarhiaks nagu kätte ära. Ja teatud mõttes meil on nagu kaks, üks on see, et vaadata sisemise poole pealt, vaadata, mis siis väljast maailm nagu täna nagu teeb. Ja selgelt on see, et me peame olema ka realistid, et mis probleeme me lahendada saame. Et isegi kui kõik eestlased oma säästud kokku panevad, ei suuda me nii palju raha kokku panna nagu Bill Gates on. Et järelikult meil nagu tõenäoliselt Aafrikas malaaria probleemi lahendamisega meie võimalused on palju väiksemad. Aga olles ka heas mõttes nagu egoistlikud, siis see tegelikult, et need head lood ei ole kunagi väga keerulised. Et igaüks me ei tea, et sõda ja rahu on väga nagu tüütu lugeda. Ja väga andeka kirjanikuna, kes juhtumisi on ka väga edukas ettevõtja, lihtsalt see on lihtne narratiiv ja minu meelest see nagu võtab kokku tegelikult kõige paremini seda, mida me võiksime siis oma eluga siin Eestis täna paremaks teha, et meil oleks sama hea elada kui täna erinevad nagu poliitikas, kes ütlevad, et kõik peab kogu aeg nagu paremaks minema, et mis asi see parem nagu on. Et teatud mõttes teinekord on selline vaifne status quo isegi parem kui see, et me nüüd tormame kusagile suunas teadmata, mida see, et nagu see tuleb väga palju sellest nagu see, et numbrid on nagu tähtsad ja kõige rohkem see mingi kasv on ju. Et see, mis see kasv siis tegelikult nagu on. Ja täna ma arvangi ongi seesama, et suurim probleem Eestis tegelikult on see, et miks nii igav on teatud mõttes selles nagu tänas ka poliitiline nagu protsess, kuigi ta segab meie tööd ja tegemist ja elu palju rohkem, kui ta varasemalt tegi, see ongi, et keegi ei räägi mingit lugu ega isegi mitte anekdooti, vaid siis nagu hästi halvad ja igavad anekdoodid, mida ma kuulen nagu pidevalt, et nii nagu 9. august tegelikult oli loomeliitude pleenum, kes pani selle paika, et võib-olla ongi vaja hoopis kirjanikke, kes ütlevad, et mis on see, nii nagu teiste ajaloos on olnud tegelikult. Me panime sellele saatele ka pealkirja lisaks maheriigi reformile kokku kirjutatult ka pilgu püüdmiseks suure paugu ootel. Et kui me nüüd seda metafoori kasutaksime, et asi läheks põnevamaks või et meil tekiks see visioon või narratiiv, et kuidas me aru saame, et kas see pauk on juba käinud, et meil nüüd tasub kiiresti jalad ikkagi kõhu alt välja võtta, sest sellest on räägitud, või on see veel tulemas, et mis seisus me oleme? No siin võiks siis rääkida klimatoloogid ja bioloogid, eks ole, kes valdavad teemat kõige paremini, aga globaalselt, kui me ei räägi asteroidist, siis pauk käib aeglaselt tegelikult. See ei ole niimoodi, et me praegu istume, eks ole, kukub asteroid siia maa peale, käib pauk ja kõik, et mõne sekundiga kõik nagu läbi, et pauk käib kuidagi niimoodi, et nagu mina aru saan, et ühte liiki tuleb hästi palju juurde mõne 100 aasta jooksul, teisi liike jääb palju vähemaks kogu aeg. Eks ole, liiga palju aineid läheb atmosfääri, see muudab kogu elustiku maa peal ja see pauk võib kesta nagu 100 paar. Ma pidasin nagu Eesti kontekstis seda silmas, et see on meie narratiiv. Ma ei tea, mul on üldse nagu raske Eestist rääkida väga eraldi maailmast, et ma kuidagi, ma reisin ka suhteliselt palju ja ma saan aru, et me oleme
üks, et isegi kui meil oleks sama hull president kui USA-s ja me teeksime suure müüri siia ümber, siis see ei eraldaks meid maailmast absoluutselt, mitte kuidagi. Meie põlevkivi, see saaste läheb üle piiride, eks ole, ja kõik, mis me kliimat saame kogu maailma käest, see tuleb nagu siia, et mingit vahet ei ole. Aga Eestis, ma arvan, et Eesti ei ole selline pomm, mis paugu teeb, et pauk toimub globaalsel tasandil. Tahad sa lisada, Indrek, siia midagi? Jah, et selles mõttes, et üks on selline nagu kaitse nagu taktika, mis on see, et nagu selletu mõttes selle staatus quo säilitamine, et Eestis on väga hea elada. Teine on see, et nagu Armin ütles, et paratamatult me oleme see, mida meie peame nagu halvaks kliimaks ja ebameeldivusteks, on kellegi silmis meeletult suur luksus. Ja ma ei räägi siin nüüd lätlastest või soomlastest, vaid inimesed, kes täna tegelikult on mingi ainult 8 tunni lennusõidu kaugusel. Ja selles mõttes, kui meil seda narratiivi ja story't nagu ei ole, ja ma olen selles mõttes, et nagu väga avatud ühiskonna pooldaja loomulikult ja väga see multikultuurse ja avatud, aga lihtsalt kui meil ei ole nagu tegelikult strateegiat oma riigina, kuidas me teeme ja me mõõdame asju läbi numbrite ainult. Ja nii-öelda need mõõdikud on ka lihtsalt hästi nagu primitiivsed. Ja ma olen selles mõttes, et kui ma nagu rääkides hästi praktiliselt on ju, et me räägime maheriigist, ma olen alati ka proovinud see selgeks teha nende vanamuutsamatele või siis nii-öelda tavamõttes mõtlevatele inimestele on see, et see maheriik tegelikult on palju kasumlikum ja kasulikum riik meile kõigile. Et see moto on nagu less is more. Ja teatud mõttes me peame kiiresti selle peale minema, sest ma näen seda ühelt poolt hästi suure ohuna, teiselt poolt väga suure võimaluse. Eesti on unikaalne riik, et meil käib rohkem Jaapani turiste kui Hiina turiste. Ja kui nüüd mõelda sellele, et mulle väga Hiina meeldib, aga selles mõttes ka Hiina me ei saa võtta nagu, see on nagu me räägiks nagu eestlastest, et kõik on samasugused, et on linnahiinlased ja maahiinlased, paratamatult ühiskond selles arengus. Ja ma näen Eestit võrdlen nagu mingi erinevate kõik räägime Singapuridest ja mingites Hongkongidest, aga Eesti on väga sarnane sellisele kohale nagu Vancouver, kus on ülisuur siis Hiina kogukond. Nad on isegi veel 2 tundi kaugemal Hiina põhilindadest kui meie. Ja see on põhimõtteliselt siis, mida meie oleme nagu näinud nagu soomlasi Pärnus on siis see sama efekt nagu seal on ju. Ja näiteks turismi tegelikult üks põhiline eesmärk ei ole mitte see, et turismi eesmärk on tegelikult saada võimalikult palju raha võimalikult väikese mõjuga kohalikule ühiskonnale. Ja kui meil puudub selline nagu narratiiv, kus me tekitame sellise ootuse ja selle mõttes, et joonusele, siis ühelt poolt me võime nagu väga nišine rääkida, me oleme nagu nii-öelda maheriik ja teiselt poolt on näiteks on 100 000 nii-öelda suht saastavat nagu turisti nagu istub näiteks Saaremaal on ju, millega me ei oska mitte midagi nagu pelada. Usku mingid, et näiteks kui maailma kontekstis Malta on natukene suurem kui Muhu. Et selles mõttes, et meil on tegelikult maad väga palju, kuhu saab väga palju inimesi nagu tulla. Et see ühelt poolt on see võimalus ja teiselt poolt on see ka selgelt nagu oht. Aga lähmegi selle samase 3 punkti juurde. Nüüd ega see küsimuse mõte pigem oligi see, et meid paneb ju inimestena, ma arvan, liikuma see, et kas on mingi oht tulemas või mingi suur nagu innustav eesmärk, et kuidas seda inimesi liikuma saada, et tõsiselt võtma, et selles mõttes see paugu metafoor. Aga see esimene idee oli tõhus riik. Ja mul on endal isiklikult selline tunne, et kui inimestega rääkida tõhusast riigist või sellist riigireformist, siis esimene paralleel, mis inimestele võib-olla meediaga seonduvalt pähe tuleb, on personali vähendamine. Aga et mida te sellise tõhusa riigi all silmas peate, teie ise? No ma jagan tõhusa riigi 2. Tõhus demokraatia ja tõhus riigi aparaat. Ja ma arvan, tõhus demokraatia on meil suhtelises heas seisus, eks ole, meil on vabad valimised ja nii edasi, seal on üks fundamentaalne etteheide, et nimekirjad võiksid olla, ma ei tea, kuidas avatud või, eks ole, siis me nagu see, kellele me hääle anname, et see saab sisse, mitte nii, et pärast arutatakse seal ringi.
ja teine asi, mida demokraatiaga võiks proovida sammu edasi teha, on ikkagi rahvaküsitlused, ükskõik kas need referendumid või kuidas me need nimetame. Ja on ju väga palju toodud ka näidet, eks ole, Šveitsist, kus on minu teada kvartaalsed rahvaküsitlused, pannakse 11 küsimust kord kvartalis, seal on kohalikud ja üleriigilised küsimused. Ja minu jaoks on see hea näide, kuidas üks ühiskond võiks toimida ja ma arvan, et me oleme valmis selleks. Nüüd see tõhus riigiaparaat, seda ma peaksin poliitikatest täiesti eraldiseisvaks institutsiooniks, nagu masinavärgiks, nagu ma ütlen. Et see on see, et vahet ei ole, kas on lepitud, et meil on käibemaks 18% või 20 või 22, vaid kuskil peab olema hea aparaat, mis koosneb süsteemidest, algoritmidest ja inimestest, mis hangib selle maksu hästi mugavalt kätte. Ja täpselt samamoodi kogu see aparaat nagu toimiks, et ta mõtleks täpselt läbi, kuidas ta oma funktsioone ellu viib. Ja kolmas osa siis see tõhus poliitika võib 2 esimest asja muidugi untsu keerata. Aga ma ei tea, sinna minu käsi kodanikuna kuidagi nagu ei ulata praegu ja ma arvan, et kui saaks need 2 esimest asja paremaks, et küll siis see tõhus poliitika ka nagu järgneb tõhusale demokraatiale ja tõhusale aparaadile. Ma teeks seda nagu, et ma täitsa nõus sellega ei ole, et meil on tõhus demokraatia Eestis, et ja selle tegelikult suur probleem on, et meil on, ütleme, mis on siis see järelevalve nagu organ, et alati võib teha nagu sellised nagu teha paralleele, ega siis nagu riigijuhtimine ja teatumas ettevõtjuhtimine, need ei ole, sa lihtsalt juhid mingit kogukonda. Et mis koosneb siis inimestest ja mingist teistest ressurssidest, et kui ütlevad ettevõtjad ei sobi poliitikuteks, siis tegelikult on see vale nagu ütlus samamoodi. Tegelikult me peaks öelda, et poliitikud peaksid sobima, peaksid tegelema ka sobima nagu ettevõtlusse. Et ja see natuke selles mõttes on poliitiline probleem, et omal ajal, kui Eesti valimissüsteemi loodi, see oli suhteliselt väike seltskond, ma ei olnud seal juures, aga ma juuratudengina nägin seda kuidas kõrvalt. Et ta teatud määral monopoliseerib nagu võimu ikkagi väga väikse seltskonna kätte ära. Et meil on küll vabad valimised, keegi ei takista meil valimista, aga mida me valida saame, selles valikus me vabad ei ole. Ja ma arvan, et see on selline ülemaailmne nagu probleem ja need suuremad kataklüsmid on täpselt, mida me näeme siis Ameerikas ja väga palju ka nagu Euroopas, kus siis mina ütleks, et mitte legitiimne seltskond kasutab legitiimseid meetodid, et oma võimu monopoliseerida. Et ja see on selles mõttes, et kui nüüd teha ettevõtte analoogia, kus sul on ühelt poolt siis nagu aktsionärid ehk siis rahvas, sul on nõukogu ehk siis nagu riigikogu ja siis on sul juhatus ehk siis nagu valitsus. Et täna tegelikult ja siis on loomulikult siis keskjuhtkond siis ehk siis bürokraatia, siis täna tegelikult oleme ausad, et me oleme ja kõik nad arvavad, et nemad juhivad riiki, aga nad ei juhi seda koos. Et nad on selgelt täna, me oleme nagu olukorras, kus juhatus kontrollib olukorda koos siis kesktaseme nagu juhtidega. Aga ja mis puutub selles mõttes, et kui tuua analoogia mõttes, et tegelikult Eestis ma toon alati näite, et nagu see, kuidas Eesti riik on ülitõhus selles mõttes, et ja minu meelest selle hea näide on just maksupoliitika. Kui hästi tegelikult ja see näitab seda, et eestlased ei näe tegelikult riiki nagu enda vaenlasena ja maksudistsipliin on väga hea Eestis tegelikult. Ja alati ettevõttes on see, et kui mingi projekt nagu õnnestub, sa tahad sinna nagu juurde nagu investeerida. Et loogiline see, et kui maksamet nii hästi toimib, andke talle nagu funktsioone nagu juurde. Tegelikult võiks ta kõik haigekassa ja kõiki neid funktsioone nagu täita. Et selgelt tuleks nagu ja ma olen nii optimistlik ja nii naiivne, et ma arvan, et bürokraatia iseenesest vähemalt Eesti kontekstis on võimeline ja me oleme ka näinud nüüd ümber ennast nagu organiseeruma. Nüüd probleem on täna selles, et saada tippametnikuks Eestis on sa pead olema väga hästi haritud, sul peab väga hea kogemus olema. Nüüd saada Eestis poliitikuks, sellel ei ole mitte mingit sisenemisbarjääri. Igaüks võib nagu, ütleme, eriti lihtne siis saada, kui sa oled nagu kriminaal on ju. Et see on ainukene valdkond Eestis, kus sa tegelikult absoluutselt mitte mingisugust nagu kvalifikatsiooni küsimust nagu ei toimi. Et ütleme, ma ei taha seda teha nagu naljaks, aga tõesti kas või me räägime etteütlusest ja muustest. Et ma pean ütlema, et ma täiesti tõsiselt see aasta kaalusin kandideerida.
Riigikokku. Lihtsalt näitame sellest, et Riigikogu ei ole mingi selline, kõik teevad niisuguse näo, et see on nagu mingi üüratult niisugune täisajaga nagu töö ja me peame kogu aeg nagu. See tuleb sama see numbrite poole pealt ja Riigikogu mõõdab oma töö edukust sellega, kui palju seadusi nad vastu võtavad. Et kui mina oleks nagu ettevõtja, siis ma laseks nad kohe lahti. Ja ma näen, et selles, et nad tegelevad ebaefektiivsuse nagu juurde loomisega. Et ma arvan ikkagi hakkab sellest peale, et aktsionärid peavad tulema ikkagi kokku ja otsustama nagu ettevõtte saatuse. Mitte juhatusel ütle aktsionäridel, mis nende õigused nagu on. Ja kas see tuleb siis revolutsioonilisel teel või evolutsioonilisel teel või mingi selles sümbioosis, siis ma arvan, et Eestis me tegelikult oleme päris head nagu nii-öelda laevade nagu nii-öelda uuele suunale pöörajad. Et ma arvan, et me siit ei lahku nii-öelda aknad purustades veel. Ma just tahtsingi küsida, et kelle asi see tõhus riik enne kõike on, et sina Armin oled ju ka ühes asutuses, riigireformi sihtasutuses ju tegev, et neid erinevaid arengukavasid on ju tehtud, et kus see tõhus riik siis nagu peale hakkab, et mismoodi me tunneme, et nüüd on riik tõhusam näiteks. Kelle tehas on mingisugused sellised mõttekojad? Ei taha mingid mõttekodasid, neid on nii palju olnud, et ma kuidagi mõtlen, et ma pean omal nahal tundma, et riik ei ole liiga palju, et ma ei kuluta riigi peale liiga palju aega. Ja näiteks Maksuamet on tegelikult väga hea näide selles osas. Ta on meil kogu aeg nagu paremaks läinud, et mina kulutan Maksuameti peale iga aasta, ma arvan, minuti või 2. Okei, see aasta mind kutsuti ühe korra nagu välja ka, aga ma pean ütlema, et see ei ole naljakoht. Väga hea kokkusaamine oli, see kestis 20 minutit, asjalik, küsisid oma küsimused, ma vastasin oma vastused ja ma sain aru, et me oleme partnerid. Ei olnud mingit represseerimist, mitte midagi, et ma näen, et Maksuametis on väga palju millest see tuleb sinu arvates? Ma arvan, et Maksuametis on konkreetselt saavutatud edu tänu sellele, et sinna on leitud juhid ettevõtlusest. Mitu juhti on minu arust, ka praegu juhib seal, ma isegi tunnen seda ettevõtjat. Sama hea näide on nagu Maanteeamet, mille kohta hästi kiitvaid sõnu tegelikult öeldakse, hästi kiiresti käib. Ja ilmselt neid leiab nagu veel ja siis on mingisugused kohad, eks ole, kus ei ole asjad nii hästi ja kuhu poliitik tahab liiga palju sisse minna. Ja häda on jah selle poliitikaga ka see, et mida suurem partei, seda rohkem võib-olla on soovi luua poliitilisi töökohti ja need on kõik saatanast tegelikult. Aga ilmselt ma olen ka idealist, et kui ma näen niimoodi, et aparaat peaks olema poliitikutest täiesti eraldi, et aparaati minu silmis võiks juhtida Eestis nii-öelda peakantsler, nii nagu kõikides ministeeriumites on kantslerid, võiks Eestis olla üks nii-öelda tegevdirektor, kes ei suuna poliitikat, vaid kes juhib kogu masinavärki, aparaati. Kui ma küsin teilt niimoodi, et oletame, et tõhus riik, nii nagu teie seda ette kujutate, on maksimumhindega 10. Siis mis numbrid te annaksite täna Eesti riigi tõhususele, et saaks aru, et on see 1, 2, 3, 4, 5, 6, eks ju. Ja mis jääb nüüd sellest puudu, mis oleks teie arvates suht okei juba? Kus me oleme 10-pallisüsteemis? Ma isikuna proovin riigiga nii vähe suhelda kui võimalik. Ja kui mul see õnnestub, siis see näitabki, et on tegelikult hästi. Okei, kui ma nüüd oleksin näiteks inimene, kes vajab rohkem riigi toetust, siis ma peaksin suhtlema rohkem ja ma ei ole siin kõige parem vastaja sellele küsimusele. Ma arvan, et hindele 5 on kindlasti. Meie riik ei ole halvas seisus täna, aga teda saaks teha palju paremaks ja kiiremini. Mis sa Indrek arvad? Ma alati nagu proovin vastata küsimustest mööda, et ma kindlasti ei hakka nagu numbrit, aga mis ma teilt nagu mõtlen see sama, et millest räägib nagu Armin väga selgelt ja mis ma mõtlen see, et mis tegelikult nagu Eesti riigi nagu selline nii-öelda kokkuvõttelt see suur asi võiks nagu olla ja mis see panus võibolla siis maailma on nagu ka see, et me oleme välja mõelnud päris radikaalsed revolutsioonilisi nagu asju tegelikult maailma nagu mastaabis, et ega need ilma asjata ei vaata meie suunas, et see teatud mõttes loomulikult me oleme kriitilised meie jaoks, nagu minu jaoks selgelt on täna see Eesti IT nagu edu nagu teatud palju nagu müüt on ju, aga midagi see nagu on väga teistsugust olnud. Ja me vaatame ümber nagu siis see, et milline on uus riigijuhtimise nagu mudel, see võiks nüüd olla tõesti tulla nagu Eesti mõelda välja, sest see on selge, et nagu ma absoluutselt ei usu, et selline nagu partei poliitiline juhtimine või parteide baasid, kus on mingid, täna ei ole ju ideoloogiate võistlus parteide vahel tegelikult väga suuresti toimunud. Ja mis on nagu parem ja vasak ja ka nagu valijate nagu teadlikkus sellest on ju, et need kõik mingid sümbioosid, et selles mõttes see mudel on anakronistlik. See niikuinii peab välja vahetuma.
ja ma olen, kui selles mõttes olen nagu, et ma võib-olla see on see, et see nende inimeste nagu hirm on teatud mõttes nagu asjatu, et noh, ma ei tea, ma ei taha hästi isiklikuks minna, aga noh, nagu hästi markantne näite on see Laine Randjärve, ma ei tunne esimest, et võib-olla ta on tõesti väga, kui see hüppamine ühest, et nagu mingi paanika, et noh, et äkki nagu kusagilt nagu tool puudu on ju. Et seesama, et kui nagu natuke seda fookust mõelda, siis tegelikult võib-olla nad hoopis saavad kõik 101 Riigikogu liiget on ju minna puhkusele, mida ma olen öelnud, et parim kingitus praegu Riigikogu teha saaks, lõpetaks töö tegemise 4 aastaks ära. Mitte midagi Eestis praegu rohkem muuta tõesti vaja ole. Ja kõik käiksid ümber maailma ringi ja räägiksid, kuidas nad tegelikult riiki juhivad. Et selles mõttes selline nagu, teatud mõttes selline nagu demand-based nagu riigijuhtimise mudeli nagu ülesehitamine on see, mida me peaksime, et kui sa vaatad tõhususe poole pealt, siis tõesti see on selline, et meil on me nagu hommikul kõik on nagu koduseinte vahel nagu korras on ju ja siis kui minnakse uksest välja, siis üks muutub ametnikuks, teine muutub kellekski teiseks, et meil on selline, ma ei tea, kuidagi tundub, et eestlastel on mingi õudne vajadus mingi nagu rollimänge kogu aeg nagu teha. Et tegelikult nad alati räägitakse kõik laulukorral saavad kõik nagu kokku on ju. Ja minu arust laulukorral kokku on okei, et noh, et ja see oleks tõsiselt nagu äge asi, et nüüd see oleks palju ägedam kui mingi TransferWise'id või mingi Skype'id, et okei, et noh, me oleme juba telekommunikatsiooni muutunud on ju. Et ja inimesed tulevad, ega see ettevõttes on samamoodi, et noh, kui sa paned sinna, et no me võiks natukene paremini teha, kui oli eelmine kvartal on ju. Ja noh, see ei tule mitte midagi tegelikult on ju. Et see peab olema see story peab seal nagu selles mõttes olema ja see story peabki olema sellest ja selle osa sellest on ka, et siis me jõuame sinna tõesti, et okei, et ärme äkki mõtle tonnides või mõtleme kasumites, ärme äkki mõtle mingites numbrites, mõtleme kasumikus, et kasumlikus ja kasulikus riigis on palju ägedam elada kui kahjulikus riigis. Nii. Oletame, et kõik ostavad selle mõtte ära, tõhus riik on parem, efektiivsem ja mida saab üksikisik teha selleks, et selle visiooni järgi rohkem elada või sellele kaasa aidata? Et riik oleks tõhusam. Kas sõltub midagi? No osad parteid on osaliselt selle võtnud oma programmidesse. Üks päev lugesin siin huvi pärast elurikkuse programmi ja imeilus programm tuleb öelda, aga 1% toetust. Eks ole, noh, me ei hakka täna seda siin lahkama, aga kui inimesele tõesti läheb korda, siis häda ongi selles, et tõhusa riigi peavad ellu viima, ütleme, poliitilise suuna näitamise all ametnikud ja poliitikud ise ka. Sina ja mina ei saa seda teha. Ja kui sa tahad sellele väga nagu hoogu anda, siis sa pead valima sellise partei ilmselt siis, kes pühendab sellele mitte ainult sõnu, vaid ka loodetavasti ka tegusid ja keda sa usaldad, et nad võiksidki midagi teha. Neid on seal. Hästi. Võtame teise punkti. Ilmselt ongi võimalik rääkida kõikidest nendest ideedest palju pikemalt, aga mahe Eesti, mida sa selle all mõtled? Ma mõtlen seda, et ma pean tunnistama, et mu mõte algas nagu turunduse poole pealt, mitte sisu poole pealt. Ja kus see turundus minu jaoks nii tähtsaks muutub, on see, et Eesti peab ennast maailmas nagu looritama mingisuguse story'ga, et me peame olema maailmale nagu rohkem kui Arvo Pärt, eks ole, et midagi nagu veel rohkem kui see e-riik. Ja miks, et see on meie parim selline ellujäämisgarantii, et kui meil ei ole oma lugu, mida maailm teab ja mida maailm nii-öelda austab ja kas või pöialt hoiab meile, siis me muutume lihtsalt territooriumiks. Ja ühel hetkel on seda territooriumit kellelgi vaja, see on see pikk, eks ole, joru, jälle me oleme tagasi seal võimalike igasuguste nende kataklüsmide teemas kunagi. Aga mõtle ise, sul on suurepärased 45 000 ruutkilomeetrit, kus elab nagu vaevalt 1 miljon inimest. Et ühel hetkel muutub see selliseks defitsiidiks, et sa siin enam eesti keelt lihtsalt ei kuule. Aga kui me oleme selleks ajaks turundanud ennast nagu nii oluliseks maailma silmis, et maailm leiab, et nendest ei saa üle sõita. Võib-olla see on väga naiivne mõtlemine, ma ise ka naeran tegelikult. Aga lihtsalt ma mõtlen, et see aitaks nagu Eesti sellist jälge maailmas suuremaks teha. Et mahe on, kõik teavad, mis asi on mahe. Muide, me oleme täna mahepõllumajanduses Euroopas 3. kohal. Ma ei teadnud seda. Me oleme väga kõrgel kohal. Veel paar sammu ja me oleme esimesed.
veel paar sammu, me oleme maailmas esimesed ja me võiksime ka 2 aasta pärast hakata tuututama, et me olemegi nagu maailma kõige mahedama põllumajandusega riik. Lisame sinna veel meie metsad ja asjad, eks ole, meie ei piserda metsi, soomlased seda teevad. Et see mahestaatuse kättesaamine on meil käeulatuses. Ja see on isegi eelmises koalitsioonis oli kuskil kirjas ka, et nad tahavad sellega tegeleda, aga nad ei jõudnud, kuskile mujale läks aur. Aga miks ei ole sellega tegeletud, mis sa ise arvad või mis te arvad? Ma arvan, et ei usuta piisavalt. Ma arvan, et tegelikult tavainimesele ei lähe see korda. See on selle teema kõige nõrgem külg, et kui sa lähed eriti linnast väljapoole, siis mul on endal sugulasi põllumehi ja kõige rohkem nad vihkavad roheliste parteid. Nemad ajavad oma põllumajandust seal ja hästi ajavad. Aga see mahedaks keeramine võtab neil aega. Kuigi see toimub Eestis, et nagu midagi hullu siin ka ei ole. Ja ma ei oska öelda, miks. Vaata, me arvame, et eks ole, et Eestis kasvatatud tomat on isegi hea ja kõik on nagu hea Eesti. Ma ei tea, ma arvan, rootslased arvasid täpselt samamoodi. Seal tehti ju mõned aastad tagasi selline katse, et võeti tavaline perekond, mees, naine, 3 last, kes ostsid täitsa tavalist toitu igapäevaselt Rimi poest. Võeti kõigilt pissiproovid, mõõdeti ära, mis neil seal pissi sees on. Tulbad, kõik tabelid ja siis tehti nendega katse, et 6 aega söövad nüüd sealt samast poest ostetud ainult mahetoitu, 100% mahetoitu. See oli poe promo muidugi ja nii edasi ja võeti uuesti pissiproovid. Ja see on uskumatu, kus nagu, mis meie sees kõik on ja mida on võimalik enda sees siis nagu välja lasta, eks ole, kui sa sööd puhast toitu. Ja ma arvan, et me lihtsalt nagu ei tegele sellega nagu piisavalt. See on väikesele osale ühiskonnast on see oluline teema täna. Seal on 2 probleemi. Üks on see, et me tegelikult olemegi nagu olukorras, kus Eesti tarbija nagu sööbki näiliselt maheda toidu. Kui me võtame puhtalt toidu, me elame tegelikult juba võrreldes muude riikidega väga mahedas riigis juba. Seda tundub, et miks nüüd siin natuke edasi minna. Aga see sama see 28 nagu printsiibi mõttes, ja teine siis on see, et kuna, kui küsida, et miks on ju see, et kumb on nagu, et kui näiteks on tehas, mis teeb ainult 1 auto, siis loomulikult selle auto hind on väga kallis, kui see on Ferrari on ju. Kui see on tehas, mis suudab teha 1000 autot, siis see ühiku hind läheb alla. Ja täna tegelikult see probleem on selles, et kuna seda on liiga vähe veel, siis sellist nagu suurt revolutsiooni, ütleme, et läheks massidesse. Selleks ongi vaja, et saaks suurema skaala. Mitte see ole mitte üksikute selline nagu nišivärk, vaid kui tõesti on nagu kogu Eesti teeb mahetomateid, siis see mahetomat ei maksa mingi 3 eurot või 1,5 eurot, maksab 50 senti. Et siin tuleb see skaala efekt tuleb ja sellepärast on see väga oluline seda ajada. Ja see on tegelikult vaata nüüd riigi seisukohad kõige oluline. Riigi selle tõhusa ja poliitilise aparaadi ülesanne number 1 on see, et aktsionärid on õnnelikud ehk rahvas on õnnelik. Keegi ei tee firmad selleks, et juhatusel oleks hea olla. Ja selles mõttes, et meie kõigi elu järgi, see ei ole nii üksikute veidrus, ei ole ka mingit rohelist asi. Ja ma olen seda väga selgelt näiteks Eesti piimatootjad üle, kui te toodate vähem piima, aga see kõik on mahedam, siis teie kasum hüppab vähemalt 3% võrra. Ja te kaitsete oma tulevikus. Täna me võitleme kõikides asjades, me proovime võidelda mingite, nagu ma ütlen, tonnide ja numbritega. Et kus see lisaväärtus nagu tuleb, ongi see brand value. Et sisendhindades mis kõik on, et meil ei ole nagu väga siin midagi nagu võidelda. Meil on 45 000 ruutmeetrit juba mahed asjad. Teeme selle, see on tõesti 5 sentimeetri kaugusel, et nagu jõuda sinna. Ja siis muutuks meie elu, meie kõigi elu. Me ei räägi sellest, et me müüksime kasumlikumalt veel välja. Seda loomulikult ka. See on ülipositiivne kõrvalefekt, aga me kõik elaksime paremini. Mis siis peaks nagu juhtuma, et me saaks öelda, et me oleme nüüd see maheriik. Mis seal käega katsutavalt või silmaga nähtavalt peaks teistmoodi olema? Sest ma arvan, et isiklik arvamus, aga ma kujutan ette, et inimesed pigem tarbiksid mahetoitu. Aga siin tekib see küsimus hinna koha pealt. Et see on kallim ja siis sa lõppkokkuvõttes võtad ikkagi selle odavama. Eks? Selline igikestev selline vastuolu. Väga lihtne tegelikult, ma arvan, et trendid on õiged, trendid on aeglased. Nii et mida riik saab teha, ta saab natukene gaasi panna või aidata nendele organisatsioonidele on olemas selline nagu MTÜ nagu Organic Estonia, mis aitab Eesti mahetootjatel
nii olemasolevatel kui tulevastel aru saada, aitab eksporti rohkem, seal on hulk asju, eks ole, see on ju hästi kontrollitud valdkond ja nii edasi. Ja sinna rohkem panustada. Ma olen ise osaline ühes ettevõtluses, kes müüb Eesti mahetooteid välisturgudele ja seal käis nagu täitsa selline nagu krõks läbi, et riigi toel käisime Lõuna-Koreas just. Ja see on uskumatu, milliseid koguseid me võime sinna müüa. Sest et seal ei ole seda. Ja mulle tundub, et ütleme, Eesti võib siin saavutada teatud sellise nagu puugiks olemise efekti, et ütleme, see suur keha, mille küljes me oleme, see on planeet, eks ole, ülerahvastatud planeet, kus lisaks paljudele vaestele on väga palju rikkaid inimesi. Tohutult palju, neid tuleb iga päev nagu juurde. Me võime müüa nendele lõputult mahetoodangut. Mis see võtmeelement siin mahetoodangu juures on, et me saame öelda, et see on nüüd mahe? See on selline spetsiifiline küsimus. Seal on Euroopas kindlaks määratud regulatsioonid, mis lihtsalt tulevad ja kontrollivad, et sinu sisendid on kõik nii-öelda mahedad. On olemas mahepestitsiidid, maheväetised, kõik on olemas, et see tööstusharu tegelikult areneb väga-väga kiiresti. Ja ka Eesti areneb, aga mina ütleks, et paneks nagu veel kiiremaks, et me saaksime ütelda, et me oleme number 1, sest vaata keegi ei tea, kes tuli, ma ei tea, MM-il 3. või 4. Kõik teavad, kes esimeseks tuli. Minust see on nagu hästi oluline saavutada see esimene positsioon mingis ühes valdkonnas, mis on maailmas suhteliselt hästi nähtav. Mahe on nähtav, see on väga moodne praegu igal pool maailmas, kus on nagu jõukamat keskklassi. Lihtne. Mis sinu kogemus, Indrek? Ma panen nüüd natuke neivelti siin, on nagu trendi praegu, et see on väga palju, tõesti siin on vaja küll nagu poliitilist nagu sellist otsust ja ma ütlen nagu samamoodi, et ma ei taha rääkida, et nagu toidust, toit on väga lihtne nagu element tegelikult ja miks ma ütlen, et sama, et võtame lihtsa näite, võtame sama näiteks Rakvere lihakombinaadi, mis tegelikult on osa mingi suuremast nagu kontsernist. Et mis te arvate, kus nad ennem teevad, lähevad nii-öelda mahetootjaks, kas seal, kus on nende aktsionärid? Ehk siis seal Soomes on ju, või siis nagu Eestis. Et see on selle mõttes, me peame nagu see teatud sellistesse protsessidesse strateegiliselt sekkuma. Ja see on tõesti, kus nagu nii-öelda, nagu ütleme, et kui see on nii-öelda, et made in Estonia, ongi made in organic Estonia, siis sellest nagu selles mõttes piisab. Siin on küll meil kui nii-öelda rahval, kui tarbijatel, kui töötajatel nii-öelda, me peame käskima oma meie poolt nimetatud, volitatud, ajutiselt volitatud inimesi, ehk siis on siis Riigikogu valitsus muud, ütleme, et seda me teeme. See ei ole nagu selles mõttes nagu, see on rahva heaolu nagu küsimus ja meie majanduse nagu jätkusuutlikkuse küsimus. Ja see mõttes, et see ei ole nagu ainult, et need valdkonnad ei piirdu ainult nagu toiduga, vaid see on minu meelest läheb nagu igale poole nagu välja, et isegi ma olen siin ka Ekspressi esindajad siin on ju kohal, et isegi see, kuidas nagu mingisugune meediakorporatsioon, kuidas me näiteks, mis paberile mingeid asju me nagu trükime ja teeme. Et selles mõttes on, meil on jube hea olukord, et maailmas on kohutavalt palju rohkem väga rikkaid inimesi kui eestlased. Ja kui me suudame nendele nagu nii-öelda midagi nagu ära müüa, siis me läbi sellega tagame nagu enda nagu parema nagu heaolu. Et miks me seda heaolu hästi planeerime nagu see, et siin on nagu riik natuke nagu selles mõttes, et ma ütlengi, et nii kaua kui ta mõõdab nagu tonnides või mingites numbrites oma saavutusi ja hästi ühekülgselt, ei saa nad sellest mõttes, see on nii-öelda juhuslikult nagu pooljuhuslikult nagu kätte tulnud meile, et me oleme nagu mingi üüratult hea e-riigi mainega. Ja tegelikult, kui me vaatame see Eesti edus, siis tegelikult nii-öelda see e-riigi fenomen ongi tegelikult see, mis huvitab neid palju rohkem, kui need üksikud Taxify'd või Transferwise'id. Ja samamoodi on ka, et nagu kui me suudame Eesti nii-öelda siis majanduse. Ja siin on üks teine aspekt on, et ma tooks selle, mis natuke liitub sellega ja võib annab, on see, et need on 2 sellist väga olulist artiklit on Eesti ajakirjanduses olnud. Üks oli siis Tiit Pruuli lugu, kus ta rääkis Helen Sildast, et ta toob nii-öelda, et kultuur ees majandus järgi. Ja teine siis on Neeme Raua intervjuu Gunvar Kroonmaniga, et Helsingi arengut juhib kultuur. Helsingi majandust juhib kultuur, siis tegelikult kui me räägime mahedast, siis see on osa mingist kultuurist. Ja see on, nagu ütlen, see on see lisaväärtus, mida me saame luua, see on tõesti nii-öelda, meil on loodus ette andnud kõik asjad. Me saame ainult ära rikkuda, meil ei ole mitte midagi teha, kui lihtsalt natuke kokku võtta
see story nii-öelda armilikult hästi lihtsaks teha, mitte selle puterdada ja meile ütleme nii, et publik juba ootab ammu ukse taga. Et midagi muud tegelikult meil vaja, meil ei ole vaja täna minna maailmale seletama, et orgaanika on kuidagi parem. Aga minu jaoks huvitav oleks just see, et kuidas see kandub just teistesse valdkondades edasi. Näiteks, mis puudutab sama, mis see päikeseenergiat, kõva kisa käis, loomulikult ma ei ole nagu nõus sellega, et Eesti rikkamad ärimehed on kõik riigiabi rikkaks saanud. Aga ma samas ikka süüdistan, et tegelikult ma vaatan, kuidas nad käituvad, siis nad on väga, väga nii-öelda vastutustundlikud nii-öelda Eesti osas. Et see on väga hea. Minu meelest see on sama, et meil mitte ainult mahetoidu osas, vaid me peaks ka energialahendustes tegema midagi väga, väga lihtsalt ja väga kiiret. Et ja näiteks võib-olla olema ka need, kes maailmas ütlevad, et kuulge, et võib-olla tuumaenergia ei olegi halb, on ju. Ja ta ei olegi halb. Et selles mõttes, et meil on nüüd just valdkondade ülene nii-öelda see nii-öelda mahedus, mis siis on. Ja teine, mis on mahe, siis ka Eesti sõnast tähendab, on ka nagu konfliktivaba. Et võib-olla ka see, et me ei pea iga päev nagu osalema mingid rajoonivõistlustel. Et võib-olla nagu üks heaolu, tundub, et kui inimesed kuuratesse vaat kõik nagu naeratavad. Et see on sama asi, et meil on nagu see, et iga jumala päev on mingisugune vaja mingi vimpel kusagil saada, mingi saavutus nagu saada. Et ja kui panna nagu isiklikusse perspektiivi, et ütleme, lõpmatusena võib-olla kuuratis ära ta ei saa, on ju. Aga puhkus on ikka palju mõnusam olla, nagu tihti. Ja, seda mahendust ikkagi tõmmatakse võrdusmärke siis põllumajandusega rohkem, et see pigem võiks ikka olla siis midagi enamat mõtteviis, eks ole. Jaa. Kultuur, see on kultuur. Kuni maheajakirjanduseni välja. Just, et need, kes põllumajanduses ei tööta, eks ju, et need vaataks, et okei, mind see ei puuduta, eks, aga tegelikult on see laiem, et ajakirjanduse näide on väga hea, eks ju. No see strateegilist valikud, ega me võime samamoodi riigina nagu öelda, et see meie enda rahad, keda me siia külla kutsume ja mis laadi tööstused me siia tahame nagu saada. Võib-olla me ei pea tegema nagu kõike ja kõike, ütleme nagu Nõukogude Liidu mudelina, et me ei pea tegema iseenda autos ja muid asju. Aga meil on see privileeg ja ma ütlen, et me nii-öelda kogu maailma probleeme me ei hakka nagu lahendama. Aga me saame teha strateegilisi valikuid ja mis on selles, need ei ole ainult Eestis, ega selles mõttes, et paljud sellised ka suurkorporatsioonide riigid, nad tahavad teil platsdarmi, kus nad saavad tõestada oma kodustele poliitikutele, et tegelikult see uus on nagu parem. Ja me võime hea meelega olla ja ma arvan, see on just see edu, et me saame olla selline katseplatvorm sellistele uutele asjadele. Nii nagu me oleme seda tegelikult kogu aeg nagu olnud. Aga need peaks olema valdkonnad, kus meil on kriitiline mass täna juba asjadesse olemas sees. Energia on näiteks väga oluline nagu teema. Et mis puudutab nagu seda, et mis Eestis nagu tulevikus siis nagu saama nagu hakkab. Need kaks esimest ideed, mis olid tõhus riik ja mahe Eesti, tunduvad kuidagi inimlikult arusaadavad, asjad ka väga kehvasti ei ole, nagu sa ise ka ütlesid, ükski nendest kolmest ideest, mis sa oled välja pakkunud, ei ole tohutult uued, eks ju. Aga nüüd see kolmas neist jätkusuutlik mittekasv tundub kõige vähem, see on kõige ebaettevõtjalikum. Et kuidas nagu siin inimesi veenda ja mis asi, et me võime kõik ette kujutada, mis see tähendab, et jah, ainult see selline kvantitatiivne kasv ei ole oluline, vaid midagi muud võib-olla, aga et kuidas sina seda mõtestad ja kuidas seda ellu viia? Ma arvan, et probleem algabki siin definitsioonist teatud mõttes. Mittekasv on, eks ole, tuletis inglisekeelses sõnas degrowth ja kui mina seda lahti kirjutasin, ma ei pidanud just silmas seda degrowthi, ütleme, terminit, eks ole, mis vist promob nagu seda, et majandus võiks mitte kasvada, SKP võiks langeda, kõike peaks nagu kokku tõmbama. Minu mõte hakkas kerima pigem nagu sealt, et kui 100 aastat tagasi oli maailmas, ma ei tea, kas 1,5 miljardit inimest, eestlasi umbes sama palju kui täna, siis täna on maailmas, eks ole, üle 7 maailmas. 100 aastat tagasi oli maailmas umbes 1,5 miljardit inimest ja eestlasi oli enam-vähem sama palju kui täna. Ja ma tahan öelda, et maailmas on, eks selle 100 aastaga kasvatud 7,5-ni, eestlasi on ikka enam-vähem sama palju. Seejuures on siin maal hakatud võrratult palju paremini elama. Ilma, et nagu meie oleks ka hüppanud, ma ei tea, miljoni pealt 7 peale.
ja minu mõte on nagu see, et me võiksime, nagu Indrek ütleb, jällegi olla üks järjekordne katsepolügoon iseenda ja maailma jaoks. Et kus me näitaksime, et ilma rahvastiku kasvuta on võimalik, et inimeste ja miks mitte ka meie keskkonna heaolu kasvab kogu aeg, sest kui keskkond läheb kogu aeg halvemaks, siis nagu lõpuks läheb meil ka halvemaks. Ja ta on loomulikult selle Mahe-Eesti ideega nagu väga seotud, aga mitte ainult, ta on ka selle tõhusa riigiga seotud. Meil on ju väga palju väljakutseid täna maailmas. Väga palju süsteem on üles ehitatud kasvule, et kasv on ainukene asi, mis mingit süsteemi toidab. Kõige lihtsam on pensionisüsteem, eks ole, mis on üldse inimkonna ajaloo suhteliselt uus asi. Ma ei tea, millal see Bismarck selle välja mõtles või sellega välja tuli. See on väga uus asi. Et tegelikult meie saaksime enda peal katsetada seda, et kuidas oleks siis jätkusuutlik pensionisüsteem mittekasvu tingimustes. Et meil ei ole inimesi kuskilt võtta, me sigime aeglaselt ja kedagi siia juurde ei taha, eks ole, lasta. Ma ei vaidle nendele üldse vastu, ütleme, täna on lihtsalt nagu selline olukord. Ja minu arust nagu sellele mittekasvule või nimetada ka teistpidi tasaarenguks, seda see kõlab nagu nunnumalt natukene. Et sellele tuleks lihtsalt julgelt silma vaadata. Et ärme unista 2 miljonist eestlasest, 3 miljonist, isegi kui see tuleb, see ei tule nagu kiiresti. Et mõtleme niimoodi, et me oleme siin, me jääme siia, kui me jääme siia on juba nagu hästi, eks ole. Demograafid ütlevad, me ei jää siia, me kukume siia. Ja proovime meie heaolu tõsta seejuures ja see pole võimatu. Tänu taevale on meil olemas planeet. See suur organism, mille küljes meie oleme nagu väike puuk. See jutt ei kõla ilusti. Kõik ei saa sellist nagu puugilikult mõelda nagu meie, aga meie saaksime. Me saaksime maailmale pakkuda kogu aeg midagi, millest meie heaolu kasvab ja siis, et me ei oleks ainult sellised nagu röövlid, eks ole, siis me pakuksime maailmale vastu ka lahendusi, mis on siin meie peal ära katsetatud. Kus sa saad aru? Keeruline. Ja ma ütleme, kui mina kuulsin seda esimest korda väga selgelt ja väga lihtsalt ja minu meelest arusaadavalt Armini poolt väljendatud, ma mõtlesin, et pagan, et me juba teame, et ta on nagu jätkusuutlikult väga edukas ettevõtja ja see oli minu meelest tundus geniaalne majandusidee. Et kui sa ütled, et vastupidi, see on üks kõige ettevõtja sõbralikumaid, Eesti ettevõtja sõbralikumaid nagu asju, mida ta välja nagu pakkunud. Et kõik mõtled, et nagu more is more, et me kogu aeg ehitame mingid tehased ja muid asju juurde, siis nagu tark investor teab, et ressursi konkurentsis, kui teistel on paremad nagu võimalused, pead sa tegema olemusest ressursist paremad nagu tulemust nagu välja. See on see, mida ma kogu ütlen, et me peame hakkama mõtlema nagu marginaalidele, mitte nagu siis numbritele. Pankade marginaalid on okeid siis? Selles mõttes, et me ise laseme selle juhtuda. Minu mõelest see sama näide on nagu see, et kui väike tegelikult see, ütleme, me käisime selle tulevaga ju mingi, ma ei tea, aastakese ka erinevates pankades igal pool nagu rääkimas, sest lõpuks me saime aru ja mis oli see, et kui me seda on nii lihtne ise teha. Et miks me peame kogu aeg nagu teistele nagu pakkuma välja nagu mingid ideid, et lihtsalt hakkame tegema ja see ei olnud väga suur pingutus. Et loomulikult meil turunduslikud igapidi, ja see oli hea story, see oligi lihtsalt, see oli väga vähe raha, olemasolevad ressursid, meil on võimalik konkureerida pankadega ja mõtlesime sinna väga hea mõttes nagu story välja ja me kunagi ei rääkinud, sest me tahame saada kõige nagu suuremaks. Ja see mõttes, et see mis iganes degrowth, see on objektiivselt ainukene võimalik viis säilitada see staatus quo, millega me oleme täna ära harjunud. Ütleme nii, et üks Eesti väga tuntud pankur teinud mitu panka ja loomulikult oli ka ära harjunud väga hea nagu eluga ja siis me mõlemad läksime välismaale õppima ja tema jaoks oli see väga suur šokk, sest ta oli tuli Eestist olles siin totaalne eliit ja siis ta sai aru, et mingid inimesed on sündidest temast juba ilusamad, kiiremad, rikkamad, targemad, mida kõike on ju. Et sama on nagu see, et see on ainult rumal inimene,
ja rumal poliitik täna nagu räägib mingi sellest, et hakkame nüüd, et konkureerime oma naabritega, oleme Lätist, noh, mis pagana dimensioon see veel nagu on. Et kuhu me oleme siis läinud on ju, täna me nagu räägime, et noh, et ikka siin on nagu parem kui Lätis on ju. Et selles mõttes see on väga tark asi tegelikult ja selles mõttes on selle täna võib-olla ongi sellise majandusliku heaolu, kui me ütleme, kui rahvastiku arv väheneb ja meie rikkus on nagu täna samal tasemel, siis me kõik muutume paratamatult juba rikkamaks on ju. Et juba selles mõttes lihtne tehe juba näitab seda, et kui me suudame pidada nii, et me rohkem enam ära ei hävita oma kapitaliga muid asju, on juba väga hea. Kuidas see igapäevaselt peaks mitte kasv välja nägema? Vaata viimast 100 aastat, meie rahvaarv ei ole kasvanud ja elu on läinud paremaks. Ma ei mõtle sellega, et kõik firmad tõmbavad oma kasvule piiri peale, et absoluutselt mitte. Nagu ma olen mitu korda täna öelnud, ma olen ahne, ma suhtun Eestisse kui puuki ja planeeti kui kehasse, kui ütleme suurde põhjapõtra, eks ole, keda on võimalik nii-öelda imeda. Et minu eks on nagu siin vastus. Las nemad kasvavad ja meie imeme. Kui me meelde tuletame, siis Eesti ju ikkagi hakkas peale suurest hüüdlausest ime. Väga hea, väga hea. Aga kuidas teile tundub, kuidas see riik need 3 ideed on vastu võtnud? Kas need sobivad nende arvates hästi kokku, teevad nad midagi, kardavad nad seda? Ma olen päris mitme poliitikuga rääkinud ja tuleb tunnistada, et see viimane, see mittekasv on kõige ebaselgem ja tõenäoliselt ma ise ka seletan seda veel ebaselgelt, et sellepärast, et minu jutt läheb tegelikult Wikipedia terminoloogiaga lahku ja see on suur probleem. Nii et põhimõtteliselt ma peaks selle mittekasvu ilmselt asendama, ma ei tea, mingisuguse uue sõnaga. Võib-olla see sama tasa areng või midagi taolist. Aga see oleks ka natuke silmakirjalik, kui tahad ikkagi imeda täiega, eks ole. Et ei teagi. Teatud mõttes need mittekasvu või tasaarengu probleemid on meil juba ju laual. See sama pensionisüsteem, eks ole, ei tule inimesi juurde, töötajaid jääb kogu aeg vähemaks. Pensionisaajaid tuleb juurde, me juba tegeleme sellega. Meil ei ole sellist luksust, et rahvaarv kasvab ja probleem kandub edasi. Probleem on kohe siin väga tõsiselt laua peal. Nii et ühel või teisel moel me peame selle lahendama. Võib-olla midagi veel sellega sarnast, aga pensioni süsteem, see on nagu kõige reaalsem, mida iga üks tunneb, eks ole, oma naha peal. Mis mulje sul, Indrek, on jäänud? Tegeleb kõik sellega? Ütleme, et kapitali saab või raha või heaolu saab kasvatada 2 viisil, et kas tulud suurenevad või kulud vähenevad. Selles mõttes, et ma arvan, et need on üks paralleelselt nagu teemad, et ma saan aru, et need, kes kulutavad, nendel on nagu, tahad loomulikult seda teeniga rohkem tulu ja siis jälib nagu nende nagu status quo. See sama, mis on nagu pensionireform või siis täna nagu poliitiline nagu pool, sest et ütleme, ma täna küll tunnen, et ma konkureerin, kõige rohkem ma konkureerin mitte siis täna kahjuks mitte siis oma teiste ettevõtjatega, vaid ma konkureerin ju siis see riigiaparaadiga. Kes siis minu rahaga ehitab nagu endale palju konkurentsivõimled nagu positsioonid, lubades mingid nagu fikspalkasi ja muid asju. Et paljud neid funktsioone täna tegelikult ütleme, ja see tuleb sellest poliitilisest nagu sest protsessist, millega neid siis mille neid siis nagu hinnatakse, mida me ütleme siis Kaitseministeeriumi nagu taktika, et mida rohkem on tanke, seda rohkem on tanke. Aga miks need vaja on siis nagu täpselt, et siis on neid rohkem. Ja argument lõpeb nagu seal on ju. Et see nagu selles mõttes see dünaamika on nagu selgelt on täna nagu, see viga on nagu seal. Ma arvan, et enamus ja ma tean seda enamus selles, et inimesi tegelikult saab sellest nagu aru ja kindlasti nüüd on seltskond, kes näeb oma olemasolule sellele ohtu. Aga see on tavaline asi, siis tuleb lihtsalt teha nagu täiskasvanud ümberõppe. Et isegi Eesti poliitikutest on viimasel juba päris mitmed saadavad nagu iseseisvalt juba hakkama. Nagu peale seda, kui nad seal aparaadist välja kutsuvad. Et see nagu minu meelest, et me tegelikult, see on nagu sama asi nagu ettevõttes, et sa saad aru, et kus on nagu see pudelikael, et likvideeri, sest praegu on see, et nagu 10 inimest tegeleb nagu 1 inimese nagu probleemiga.
ja võib-olla siis ongi see lahendus, ma ei tea, selles, et kõik saavad uuesti oma pensionid nagu tagasi ja kaob selline nagu paanika nagu ära, et ma küll täna nagu ei näe, et täna keskmine poliitik nagu tegeleks Eesti riigiga rohkem kui ma ise, aga ma nagu ei eelda, et ma peaks sellest saama et ma olen ohverdan ennast nagu avalikule sektori või riigile, ma peaks sellest mingeid erihüvesi nagu saama. Et selline, ma arvan, et see lõpuks tuleb ikkagi mingi selline nagu rahvarevolutsioon, et aga seda revolutsiooni on täna palju lihtsam teha, sest ma pidin esinema ühele poliitilise parteile ja siis tuntud siis juhtpoliitika on ju, ütles, et aga nad ründavad mind sotsiaalmeedias. Ma ütlesin, et aga silm sinine ei ole, prillid on terved. Ja tegelikult täna see hind, mida me maksame olla aktiivne kodanik, me peame nii vähestest asjadest loobuma. Keegi viskab meid vanglasse, tänaval meil kallale ei tulda ja jumal hoia, igal mehel on täna käesav ajaleht on ju. Mis on muidugi ka probleem, et see on samasugune probleem täna sellega, et iga üks võib midagi kirjutada, samamoodi võib iga üks täna minna nagu poliitikasse. Et ja ma ise näen nagu selles mõttes mudelist rohkem seda, et nagu ka ettevõtluses poole pealt, et võib-olla siis näiteks poliitilised organisatsioonid jäävadki sellist nagu lühiajaliselt. Olulisem on see, et tekiks sellised poliitikavälised kogukonnad, organisatsioonid, mida siis traditsiooniliselt nimetatakse kas lobistid või mingi think tankid. Aga täna nad on hoopis, millel on palju pikem erutsükkel, kus üks valimistsükkel ja kes on väga efektiivsed mingite muutuste nagu läbiviimisel. Et võib-olla poliitika tulevikus ongi selline üks lihtsalt mingi meelelahutuse vorm, kus mingi 101 tüüpi seal midagi, see on nagu telekanal on ju, aga tegelik elu toimub kusagil nagu mujal. Ja tegelikult, mis on see ju tõhusa ja maheriigi see, et mida vähem me peame mõtlema riigi funktsioonide peale. Siis ma räägin siis aparaadi funktsioonide peale. See ongi see hea ja õige ja tõhus ja maheriik. Kuulge, minul on see lõpp veel ainult üks küsimus, siis annaks sõna ka publikule võimaluse küsida küsimusi. Kui nüüd see kuulaja, kes on meie seda saadet kuulanud, peaks tegema enda jaoks mingisuguse kokkuvõtte ja võtma siit kaasa 3 mõtet, mida ta saab igapäevaselt võib-olla teha, et seda ideed toetada, kui talle see meeldib. Siis kas ta peab selleks minema barrikaadile, saab ta vähemaga hakkama, mis ta siit kaasa võiks võtta sellest jutust? No väga lihtne, ju rääkisime, et eks ole, valimised on tulemas, et peaks vaatama, kes tahab riiki tõhusamaks teha, anda nendele oma hääl. Poes sa võid vaadata julgemalt mahetoodete letile, et mis seal pakutakse. Võib-olla see ei ole suur ohverdus maksta natukene rohkem selle eest. Poed ju tegelikult ka suunavad, et mida rohkem me sealt ostame, seda suuremat tähelepanu nemad sellele sektorile või kategooriale hakkavad pühendama. Kõik läheb paremaks, eks ole. Viimane on nüüd kõige raskem ilmselt. Ma lihtsalt julgustaks võib-olla tõesti meid eestlasi ja üldse Eesti kogukonda vaatamegi niimoodi, et maailm on suur, seal on teatud protsessid, mida me võime proovida mõjutada, aga väga paljusid asju me ei mõjuta. Seal on väga palju ohtusid. Ja seal on jube palju võimalusi niimoodi, et meie ei pea siin pingutama, ma ei tea, lapsi tegema iga päev juurde või siis, ma ei tea, võõraid, eks ole, kodustama. Ja me saame selle maailma teenindamisega väga hästi hakkama, kui me nagu nutikalt tegutseme. Nii et meid ei pea tulema juurde, meie jõukus kasvab ja kui me veel, eks ole, seda Eestit mahedamaks ka muudame, meie keskkond läheb paremaks. Omakorda anname maailmale paremat eeskuju. Et me ei mõõda ainult SKP-d, mõõdame, et ühel hetkel on siin juba, ma ei tea, rohkem putukaid ja linde, eks ole, kui Euroopas kokku. Et see pole üldse nali. Või mõõdeti ju, et Euroopas ju 75% putukatest on kadunud kuskil. Aga kui sul põllu peal kasvab üks taim, et mida see putukas siis sööb seal, siis kaovad linnud ära ja nii edasi. Et ma lihtsalt ühe emotsionaalse sellise hetke ütlen ka siia lõpetuseks, et minu kõige huvitavam reis elus on olnud Antarktikasse. Seal on ju väga vaene loodus, seal on väga vähe liike ja seal sa näed just oma enda silmaga seda kaardimajakest,
eks ole, mida nimetatakse nagu täna looduslikuks mitmekesisuseks. Ja sealt tõesti võid nagu ühe kaardi ära võtta ja see kukub kokku. Näiteks grill, eks ole, kõik mida seal vees ujuvad, elukad söövad. Meie kaardimajake siin on lihtsalt natukene nagu suurem, aga me ka ei saa liiga palju neid kaarte sealt lõpmatuseni välja võtta. Ja selle koha pealt me Eestina võime olla maailmale nagu suureks eeskujuks, et me tugevdame oma kaardimajakest isegi. Sinu 3 soovitust, Indrek? Ma arvan, et nii kaua, kui me seda uut valgust, mis meil teed nagu näitab, otsime nagu naabri teleka nagu suurusest või siis nii-öelda teeva tagumikust, nüüd tuleb tõde õigust, võib nii või julmalt nagu väljendada, siis ma arvan, me nagu olemegi, tüütu on see pusklemine on ju. Ja see sama ikkagi, et peame tõsta natuke nagu pilgu nagu natuke kõrgemale ja mõtleme see, et mis teeb tegelikult elu heaks. Ja mis teeb ja selles mõttes, et me Eesti, ma ütlen, see sama põhjus, miks mina siin olen see, et ma saan kaasa rääkida ja me kõik saame kaasa rääkida. See ei ole mingite üksikute privileeg selles, mismoodi me elu ümber. Kas see on naabriga rääkimine, poliitikuga rääkimine Facebookis, valimisel osalemine, igal juhul on see nagu meie kõikide nagu isiklik kohustus. Keegi teine meie eest elu paremaks ei tee. Ja see hakkab tõesti loomulikult, hakkab isiklikest valikutest peale. Ja ma arvan, et ma lihtsalt loodan, et me tõesti suudame nagu, ja see on väga oluline. See on minu jaoks kõige suurem ülesanne, miks tänased valimised on kõige pettumust valmistamad. Ja ma austus annan nendele kõigile väga halvad hinded on just see, et mitte keegi nendest räägi mingit nagu story't on ju. Üks ütleb, et mul on 2 kommi, ütleb, mul on 3 kommi. Ja see on kogu nagu see lugu, mida tegelikult nagu räägitakse. Ja me peame hakkama täna selleks nagu valmistama, et täna seda protsessi natuke nagu, me saame midagi teha, aga me ei saa seda peatada. Aga kindlasti peame mõtlema, et okei, et kuidas me teeme selle elu lihtsalt nagu meie ise, aktsionärid, ehk lihtsalt teeme see elu nagu paremaks ja kui meil on see nagu strateegia olemas. Ma arvan, see strateegia täna ei tule olemasolevatest poliitilistest parteidest. Et nad ei olegi üldse ehitatud selle jaoks ülesse. Et me ei peaks nagu lootma nagu nende peale. Ja võib-olla siis tegeleme see sama nagu uue riigimudeli nagu aga hääletada saab 2 moodi, et kas jalgadega, mida ma soovitan, et me ei tee, või siis ikkagi minna sinna valimiskasti, aga nagu ka poliitikule on, nad ju elavad valimistest valimisteni, samamoodi elame me meie valimistest valimiseni. Et need meetodid me näeme ju tegelikult, kui hästi nad toimivad, kui tõhusad nad on. Kahjuks näeme siis kunagi oli marginaalsed parteide peal, kes tegelikult kasutavad meile kõigile kättesaadavaid legitiimseid meetodeid, et oma arvamust peale suruda. Ma arvan, see tänase 80% on lihtsalt väga halvasti veel organiseerunud. Ja see, et nagu 20% kaldub kusagile väga imelikusse äärmustesse, see on selle 80% tegemata jäetud töö. Olgu, anname publikule ka võimaluse küsida, et andke käega märku. See on küll kummaline koos, esimesed tõstavad kätt kohe. Sirutavad või Teeme midagi uut. Aitäh, väga huvitav olid kuulata, et mul on selline küsimus, et kuidas teile tundub, kas Eestis on äkki liiga palju sellist ühiskondlikku hüsteeriat? Ma mõtlen igas sellised jutud, et me hävitame oma metsad ära ja ma ei tea, mulle küll ei tundu, et kui ma metsa lähen, et see kuskilt oleks ära hävitatud või. Et kas liiga palju on sellist paanikat Eesti ühiskonnas? Kindlasti see on see, mida me praegu inimesed analüüsivad, et meil on ütleme, igal asjadel on ka nagu filtrid, ütleme, et ka looduses, et isegi kui see vaal imeb neid kõiki selle grille sisse, siis osa asjad laseb nagu välja, aga seal on mingid ütleme, et tsensuur heas mõttes, et kõik jama nagu kõhtudel ei lähe, et meil on suur probleem ja see on tegelikult see, mida täpselt me ei tea, et meil on nagu see sotsiaalmeedia nagu platvorm, kus me tegelikult elame nagu, mina mäletan seda aega, kui tuli CNN, mis oli äkki 24H, olid mingid uudiseid on ju. Ja see oli juba ilmselt overwhelming. Siis ma täitsa praktiliselt minu meelest oleks nagu väga tore, kui Eestis oleks üks päev internetivaba päev on ju.
et me peame hakkama ka nagu mõtlema, me ei tähista mingeid lipupäevasi. Ja see on see asi, mida me tegelikult täna hästi ei oska nagu kontrollida. Seetõttu nagu see selline, et see tagajärg täna, et need ei ole tegelikult hüsteeriad on ju. Ja kuna puudub täpselt see nii-öelda mingigi filter nagu saada ekraanile, siis hea näide on tegelikult ju see, mis toimub täna vaktsiinidega. Et nagu teadus väga selgelt ütleb, et see asi, et nii on. Ja kahjuks on Eesti nüüd ka sellest tasemel, et kuna meil on nii suure heaolu, siis inimene arvab, et tema ongi nagu nii-öelda looduse kroon on ju. Ja siis arvab endast liiga hästi. Ja seetõttu on sellist, nagu siingi näha on ju sellist alalahoidlikkust või sellist alandlikkust on palju nagu vähem, et ikka kui pakutakse tule ja esine, siis nagu kohe tuled ja esined. Ega meile isegi raha ei maksta selle eest ju. Fame. Mina ausalt öeldes ei tunne mingit paanikat, et too mõni näide paanikast ühiskonnas. Lihtsalt see, et siin kogu aeg räägitakse, et me hävitame oma metsasid ja vastu pole midagi järgi ja tegelikult on Eestis metsa küll ja veel ja ma ei tunne, et kogu aeg räägitakse, vahepeal räägitakse ja siis on eks ole kogukonnad, kes räägivad sellest hommikust õhtuni. Aga las nad siis olla. Ma ei leia, et see on nagu paanika. Lihtsalt, eks ole, me oleme sellises meedia ajastus, et sa pead kõva häält tegema, et sind kuulda võetakse ja siis, ma ei tea, nõrganärviliselt tundubki, et ilge kisa ja kats käib kogu aeg. Vaata, meie siin Eestis oleme harjunud kuidagi nagu vaikselt rääkima. Siis lähed kuskile välismaale, näiteks kõrvallauas istuvad inglased, aga neid on kurat 60 miljonit omal maal, mis ei ole üldse suur ja nemad peavad kõvemini rääkima. Sest et on vaja üksteisest üle rääkida. Isegi soomlased räägivad kõvemini kui eestlased. Nii et kui ma ei tea, on kogukonnad, kes tahavad häält kõvaks teha, siis tehku. Ma ei tunne, et paanika nivoo ühiskonnas kasvab. Ma kuidagi üldse ei tunne seda. Ma pigem isegi kardan, et äkki me muutume nagu tundetumaks, et räusatakse siin, seal, sellel, 3., 4. teemal. Tulevad uued valitsused, uued parteid, et me ei tunne selle vastu huvi, sest et me arvame, midagi ei muutu. Mõtlen, väga huvitav näide minu enda jaoks just see, et lugesin huviga seda Elurikkuse erakonna programmi. Ma võiks sellele programmile anda tugeva 4 ja neil on 1% ja nad ei saa sisse. Järelikult programmid ei ole üldse need, eks ole, millega nagu sisse saadakse. Okei, võib-olla seal ei ole õiged inimesed ees otsas ja nii edasi, et me ei usalda neid, nad on juba olnud, eks ole, midagi pole nagu suurt saavutada ja ette näidata ja nii edasi. Aga ma kardaksin nagu pigem seda, et me upume komplekssusse, info paljususse. Ja miks ma selle vastu võitan oma 3 jutuga on just see, et eks ole, meil on 300 miljonit juttu, aga valime neist mõned välja ja teeme nendest oma suured jutud. Meil on palju väikseid jutusid jääb alati, aga nad peavad kohanduma kuidagi sinna nagu suurde. Kui meil oleks mahe Eesti, äkki tselluloosi tehas ei tuleks üldse kõne alla, ta ei sobi sellesse narratiivi, ongi kõik väga lihtne. Pole üldse vaja kakelda, mitte midagi. Näide. Mulle see mahe Eesti mõte väga meeldib. Lihtsalt võib-olla natukene hiljaks jäänud, seepärast, et Taani vist 10 aastat tagasi otsustas, et nad on esimesed täis mahepõllumajandusega riik ja neil on täna juba üle 50% mahepõllumajandus ja siis tahavad vist saada 99%. Et me peame kõvasti punitama, et nendest kõvemad olla. Minu jaoks on siin nagu see dilemma see, et ühest küljest me räägime, et riik peaks olema õhukesem ja vähem reguleerima ja kõike muud, aga tegelikult just selles osas peaksime riigina palju kindlamalt otsustama. Ehk kui me tahame suunata tarbijat, kes hoiab raha kokku enamuses tõenäoliselt, siis ta peab, ma ei tea, näiteks nagu Taanis tehti, et enamus nendest pestitsiididest ja herbitsiididest on keelatud, mis Euroopa Liidus ei ole. Ja ma ise olen seal golfiväljakul, kus me 5 aastat oleme teinud täiesti mürgivaba golfiväljaku hooldust, mis on maailmas enne kuulmatu. Kõik mõnitavad, ütlevad, et lollid olete on ju, aga ma tean, et me teeme õiget asja. Nii et ma arvan, et siin selles mõttes riik peab võtma vastupidi suuremat rolli, kui ikkagi toiduainesse pannakse rohkem suhkrut ja see maitseb rohkem ja lapsed ostavad rohkem selle tõttu, siis riigi roll ongi siin öelda, et mis on õigem ja et selles mõttes see dilemma on hästi raske minu arvates, kuidas saaks nagu õhemat ja kergemat riiki, samas meil oleks vabadused ise otsustada ja teades, kuidas inimesed teevad otsuseid vastavalt sellele taustale, mis neil on.
ja aga see ei tähenda seda, et me peaksime siis nagu kohe moodustama mingi meeletu ametnike armee või määruste niisuguse arhiivi kõige selle jaoks, et see on selles mõttes sama nagu, et see on nii, et ma olen paar korda nagu olukorras, kus ma olen täpselt näinud, et riigi sekkumine kuidagi automaatselt tähendab seda, et oleme hästi palju mingit järelevalvet ja selles mõttes, et kui riik, me olemegi meie ja me lepime omavahel nagu kokku, et kõige tõhusam teatud mõttes ongi nii-öelda nagu naabri nagu valve, et on ju, et see on, et need ei ole teineteist välistavad, absoluutselt. Et selles mõttes, et kui Eestil oli vanad inimesed tahavad ikka nostalgitseda, nagu Eestil oli president Lennart Meri ja mõned väga head nagu peaministrid, siis piisas põhimõtteliselt 2 inimese ütlusest ja asi toimis. Et selles mõttes, et me nagu nii-öelda kümnekesi, see on sama, et kümnekesi ühe inimese probleemi lahendamine, see ei ole nagu sa ütled, see hakkab isiklikest nagu valikutest peale. Me peame ka selles mõttes tõesti seisma sellele poliitilise aparaadi juhtimisele väga tugevalt nagu vastu. Et ma väga soovitan jälgige seda, mida Dmitri Igorov nagu kirjutab ja teeb, kes on Eesti riigi nagu tippametnik, on ju, kes ma arvan, et kui ta oleks näiteks nii-öelda see peakantsler, on ju, siis tõenäoliselt ma arvan, et juhiks selle riigi võib-olla 1000 inimesega ära. Ma arvan, et see on täpselt selline nagu, et ma ei näe, et oleks palju rohkem neid, sest ütleme 1,3 miljonit inimest ja territoorium, kui võtta nagu ettevõtte analoog, siis ma ei näe, et peaks olema nagu nii suur juhtkond Eesti riigil näiteks. Indrek ütles kõik ära. Jaa. Olgu. Meil on siin võimalik veel natuke juttu edasi rääkida, aga saatele tõmbame seekord nagu joone alla. Suur tänu, et kuulasite. Ma loodan, et oli innustav, oli hariv, oli meelelahutuslik ja oli kaasamõtlemist. Ja võib-olla ka omalt poolt, et kui mingi mõte siit kaasa võtta, siis tõepoolest asjad hakkavad juhtuma, kui teha alguses üks samm, teha üks väike samm, siis see viib teiseni, siis kolmandani ja lõppkokkuvõttes juhtub midagi suurt. Ja on üks ilus ingliskeelne ütlemine, et done is better than perfect. Et võib-olla see mõte siit ka täna kaasa võtta, et saame liikuma, küll asjad hakkavad muutuma. Ja loodetavasti me näeme veel mõnes edasi koos sõpradega saates. Kui mitte, siis lugege edasi veebiväljaannet. Kohtumiseni. Ja iga asja lõpetame ikkagi reklaamiga, et kui tahate midagi, siis tasub ikkagi jälgida korralikke kanaleid. Ja selles mõttes, et meedial on väga suur roll selles, et me ei langeks sellise hüsteeria lõksu, nii et korralik meedia on väga suure rolliga, nii et edasi väga suur tänu, et nad viitsivad inimesi kuulama kutsuda. Aitäh! Aitäh!